Tervist! Kui me räägime piimatoodete mõjust südame tervisele, siis on väga laialt levinud arvamus, et piimatooted ja eriti sellised piimatooted, milles on kõrge rasvasisaldus, on südame tervisele ohtlikud ja nende tarvitamist tuleks seetõttu piirata. Viimasel ajal on siiski läbi viidud hulk teadusuuringuid, mis sunnivad ses väites kahtlema või vähemalt näitavad, et see teema on oluliselt detailirohkem. Ja nüüd tuli välja üks äärmiselt mahukas ja põhjalik teadustöö, kus on vaadeldud piimatoodete tarvitamise ja südame tervise omavahelist seost enneolematult laialdaselt. Ja see väga mahukas teadustöö on siin ja selle raames vaadeldi esmalt, kuidas mõjutab piimatoodete tarvitamine südame tervist laias laastus 500 000 hiinlase puhul ja sama laias laastus 500 000 briti puhul. Esmalt vaadeldi regulaarse piimatoodete tarvitamise mõju mõlemale populatsioonile eraldi. Ja selgus, et kui hiinlaste puhul tõstis see riski haigestuda südame iskeemiatõppe, mis on teadupärast enim levinud südamehaigus, ent langetas samal ajal insuldi riski, siis brittide puhul oli piimatoodete regulaarse tarvitamise mõju mõlemal juhul soodne. Ehk siis langetas oluliselt nii südame iskeemiatõve kui ka insuldi riski. Uuringu läbiviijate hinnangul võib sellele, et piimatoodete tarvitamise analüüs andis kahes erinevas populatsioonis erineva tulemuse, sellel võib olla kaks erinevat põhjust. Kaks erinevat peamist põhjust. Esiteks tarvitasid britid võrreldes hiinlastega piimatooteid keskmiselt 4 korda rohkem. Ja teiseks esineb Hiinas kuuldavasti võrreldes Euroopaga oluliselt enam laktoosi talumatust, milline tõsiasi võib siis loomulikult tulemusi oluliselt mõjutada. Ja tegelikult tuuakse üks põhjus veel välja, aga sellest ma räägin natukene hiljem. Kui antud uuring oleks piirdunud ainult juba tutvustatud analüüsiga, siis ma sellest siin ei räägiks, sest sellised epidemioloogilised või seireuuringud on minu hinnangul eraldi võetuna huvitavad, aga absoluudis väheväärtuslikud ja nende tulemustesse peab suhtuma teatud põhjustel ettevaatlikult. Aga antud teadustöö muudab suurusjärgu võrra tõsiselt võetavamaks see, et lisaks viidi selle raames läbi metaanalüüs, ehk siis võeti kokku 30 varasemat antud valdkonnas läbi viidud teadustööd ja liideti nende tulemus juba mainitud Hiina ja Briti populatsioonis saadud tulemusele. Ja lõpuks saadi seetõttu andmed, mis vaatlevad piimatoodete tarvitamise mõju peaaegu 1,3 miljonile inimesele 30 erinevas maailma riigis. Ja see on, ütleme ausalt, ikkagi väga muljetavaldav haare. Kui sulle meeldivad numbrid, siis on hea kõrva taha panna või paberi peale kirjutada, et sel viisil mega koondatud andmete kohaselt vähendab piimatoodete tarvitamine südame iskeemiatõve riski 3,7% ja insuldi riski 6%. Ehk siis me saame nüüd kohe ära vastata tänase video pealkirjaks olevale küsimusele ja öelda, et ei, piimatooted ei ole südamele ohtlikud, vaid neil on keskmise inimese jaoks hoopis südame tervist parandav mõju. Aga nüüd leiu juurde, mida võib antud uuringus minu arvates pidada kõige üllatavamaks ja põnevamaks. Nimelt räägitakse väga tihti, et rasvaseid piimatooteid ei tasuks südame tervist silmas pidades tarvitada ja tuuakse näitena juustu, et juustu tarbimist peaksid sa kontrolli all hoidma, sest seal on suur rasvasisaldus. Erinevates juustus erinev, aga üldiselt keskmiselt ikka väga kõrge. Aga antud uuringus leiti üllataval kombel erinevatest piimatoodetest eraldi võetuna rääkides, et kõige suurem ja selgem südame tervist parandav mõju ilmnes just nimelt juustu puhul. Juustu südamele soodne mõju oli esiteks väga selge ja tugev ja teiseks joonistus välja trend, et mida enam sa juustu sööd, seda suurem kasu sellest su südame tervisele tõuseb. Ja nii oli neil, kes sõid juustu vähemalt 7 korda nädalas, võrrelduna nendega, kes sõid juustu vähem kui 2 korda nädalas, 12% madalam üldine südamehaiguste risk. Kui ma rääkisin varem hiinlaste ja brittide puhul saadud mõnevõrra erinevatest tulemustest,
siis toovad antud uuringu koostajad välja, et kui britid tarvitasid piimatoodetest kõige rohkem just nimelt juustu, mis nagu me näeme, selgub väga tugeva südant kaitsva toimega, siis hiinlastel oli enim tarvitatud piimatooteks täispiim. Ja ma tahaksin nüüd pöörata tähelepanu ühele väga olulisele seigale, mis aitab meil igapäevaelus elada, võita ja olla tervem. Nimelt uurijad toovad esile, et kuigi me teame tänapäeval hästi, et fermenteeritud, ehk siis piimatoodete puhul peamiselt hapendatud tooted on meile äärmiselt kasulikud ja neil on ka selgelt südametervist kaitsev toime, siis jogurti puhul me selles uuringus sama seost ei näe. Ma julgen arvata, et kui antud uuringus oleks eraldi välja toodud maitsestamata jogurt ja suhkruga magustatud jogurtid, siis oleks nende tulemused südametervisele olnud totaalselt erinevad. Ja mind isiklikult teeb tegelikult väga kurvaks see, et väga paljud inimesed usuvad siiralt ja südame põhjast, et kui nad söövad poest ostetud magustatud jogurtit, siis on see tervislik valik. Ja nagu selgub kas või sellest uuringust, see kindlasti kahjuks nii ei ole. Ka antud teadustöö autorid toovad esile, et magustatud ja maitsestatud jogurtid on tegelikult ultratöödeldud rämpstoit, mis tõstab kitsamalt südamehaiguste ja laiemalt igasuguste tervisehädade riski. Seega, kui sa hakkad poest jogurtit ostma, siis heida pilk sellele koostisosadele. Ja kui sa leiad sealt esimese 3 koostisosa jooksul sõna suhkur, siis jäta see toode poodi, sest mingisugust tervisekasu sa selle tarvitamist ei saa, küll aga liigud sa seda kräppi süües või juues pisikese sammu lähemale insuliini resistentsusele ja diabeedile ja lisakilodest rääkimata. Kui sa tahad osa saada jogurti väga olulistest terviseplussidest, siis osta parem maitsestamata jogurtit ja lisa sinna magustamiseks kodus marju. Tulles veel korraks tagasi täna tutvustatud uuringu juurde, torkab sealt silma, et nii südame isheemiatõve kui ka insuldi osas on riske mõnevõrra alandav mõju olemas ka madala rasvasisaldusega piimatoodetel. Kui nüüd lugeda uuringu kokkuvõtet, siis jääbki mulje, et kõrgema rasvasisaldusega piimatooted, kui juust kõrvale jätta, on südame tervise osas mitte soovitavad. Aga kui lähemalt vaatad seda uuringut ja natukene süvened nendesse arvutustesse, siis tegelikult alandavad sisuliselt samal määral riske ka suurema rasvasisaldusega piimatooted, aga see mõju on lihtsalt statistiliselt piiripealne, mistõttu ei saa seda reegleid järgides uuringu tulemustes eraldi selgelt välja tuua. Ja kokkuvõtteks ma tahaksin toonitada, et selliste suures osas epidemioloogiliste või seireuuringute leiud, nende osas peab olema ettevaatlik. Ja peamiselt ikka seetõttu, et nende puhul me jälgime peamiselt seost, mitte põhjuslikkust. Ja lisaks see, mis on õige enamikele inimestest ja nii-öelda keskmisele inimesele, ei pruugi olla hea kindlale inimesele. Antud kontekstis näiteks, kui sa oled 40–50 aastane meesterahvas, kes on tugevalt rasvunud ja füüsiliselt mitteaktiivne ja kelle, LDL kolesterooli ja apolipoproteiin B näitajad on tumepunases, siis sa peaksid suhtuma väikse ettevaatlikkusega selle uuringu soovitustesse. Aga üldiselt on meil siiski põhjust sirge seljaga ja tõsise näoga ja teaduspõhiselt väita, et piimatooted, sealhulgas ka suurema rasvasisaldusega piimatooted, ennekõike igasugune juust, on südametervise seisukohast supertoit. Ja mis on ka väga tähtis, juustus on kõigele muule heale lisaks ka väga korralik kogus väga kvaliteetset valku, mis aitab sul parandada lihastreeningu tulemusi. Jõusaalis näeme!